Põhja-Iisraelis, Moshav Hajogevis, oliivipuude keskel, kannab üks uus puu Pibase perekonna mälestust. USA suursaadiku Iisraelis Mike Huckabee juuresolekul avati tahvel Shirile, Arielile ja Kfirile austuse avaldamiseks. Seda algatust, mida juhib My Tree in Israel Association, võimaldab Iisraeli toetajatel adopteerida Iisraeli põllumeeste kasvatatud puid. Koos Pibaga osales suursaadik Huckabee selle tahvli avamisel, mis oli pühendatud tema abikaasale ja 2 pojale. Ohver, mille teie pere Iisraeli rahva heaks tõi, on ilmselgelt midagi, mida ei unustata. Ja selle tahvliga puul on see meeldetuletus, et elu jätkub ikka veel. Ja oliivid annavad igal aastal vilja. Imelist, kaunist oliiviõli, mida saad nautida ja jagada ning teada, et see on mälestus Shiri ja sinu 2 pojast. Seejärel naasis suursaadik puu juurde, mille ta adopteeris mitu aastat tagasi, kui sildil oli veel kirjas kuberner Huckabee. Nüüdseks on silt asendatud tema uue tiitliga, suursaadik Huckabee. Tema ja ta abikaasa adopteerisid ka uue puu oma tütre Sarah Huckabee Sandersi nimele, kes on nüüd Arkansase kuberner. 2019. aastal käivitatud algatus võimaldab Iisraeli toetajatel adopteerida puu, mida kasvatavad Iisraeli põllumehed. Aasia jooksul on 2019. aastal käivitatud algatus muutnud selle koha mälestuspaigaks. Mitmed olipuud on pühendatud 7. oktoobri rünnakute ohvritele ja lahingus langenud sõduritele. Nende seas oli ka Reef Harush. Tema isa osales samuti tseremoonial, avaldades austust poja nime kandva puu juures seistes. Ta oli peaaegu 21-aastane. See oli tema viimane päev kaasas. Just sellised inimesed, nagu nende poeg, hoiavad meid, ameeriklasi, kes siin elavad, palvetamas ja turvalisena. Seal korjatud oliivid töödeldakse seejärel Moshavi üliveskis oliiviõliks, mille tootmine aitab toetada projektiga koostööd tegevaid talusid. Pärast saagikoristust puhastatakse oliivid ja purustatakse, enne kui need saadetakse tsentrifuugidesse. Seal eraldatakse õli veest ja viljajääkidest. Seejärel villitakse õli pudelitesse ja saadetakse puude sponsoritele üle kogu maailma. Puu pühendamine perele või sõbrale on väga loomulik tegu. Meie, nii mina kui Jarden, ka Shiri, oleme kõik kibutsi liikmed Milaidast ja väga seotud looduse ning põllumajandusega. See projekt, kus juudid Ameerika Ühendriikidest võtavad Iisraeli põllumehed justkui oma hoole alla ja aitavad neid, paelus ja liigutas meid väga. Eriti see, et nad otsustasid pühendada puu Shiri, Arieli ja Kfiri mälestuseks. Suursaadik Huckabee jaoks on see tseremoonia enamad kui lihtsalt austusavaldus peredele. See on ka meeldetuletus sellest, mida 7. oktoober iisraellaste jaoks tähendas. Minu jaoks on väga kainestav kohtuda perega, kes on nii palju kannatanud ja näha Jardenit, kes kaotas oma naise ja mõlemad pojad Hamasi koletistele. See tuletab mulle alati meelde, et nii paljud inimesed maailmas ei mõista, mida Iisraeli rahvas pidi läbi elama 7. oktoobril ja mida nad peavad siiani läbi elama. Ja ma soovin, et rohkem inimesi mõistaks, kui õudsed olid need rünnakud tsiviilisikute vastu. Antud juhul ühe pere, väikeste poiste ja abikaasa vastu. See ongi see, mis muutis selle terroriteo nii täiesti õõvastavaks ja jõhkraks. Ja ma soovin lihtsalt, et ülejäänud maailm mõistaks paremini mitte ainult seda, mida Iisrael koges, vaid ka seda, mida nad peavad tegema, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Lisaks mälestuslikule aspektile toimus see visiit ka eriti tundlikus diplomaatilises kontekstis. Huckabee väljendas kindlust Washingtoni ja Jeruusalemma suhete tugevuses. President Trump ja peaminister räägivad regulaarselt. Ma ei ole kindel, kas kohtumine on kindlalt kokku lepitud. Ma tean, et nad plaanivad peagi kohtuda. Aga neil on erakordne suhe. Peaminister Netanyahu on Valges Majas käinud rohkem kui ükski teine maailma liider, alates sellest, kui president Trump ametisse astus. Ma arvan, et see ütleb midagi ja nad räägivad regulaarselt. See ütleb midagi. Nad ei ole alati ühel meelel, aga mina ja mu naine oleme olnud abielus 52 aastat. Meie ka ei ole alati ühel meelel. Neil on väga hea suhe, selline, kus nad saavad olla teineteisega ausad ja avameelsed. Nende oliivipuude kaudu on eesmärk kahekordne, toetada Iisraeli põllumehi ja säilitada nende mälestust, kelle nimed kajavad riigis endiselt vastu peaaegu 3 aastat pärast 7. oktoobrit.